nädal turgudel kätte on jõudnud 11. nädal, aasta on 2025, minu nimi Eiko Urmas ja täna on meil 10. märts. Vaatame siis taas üle, mida eelmine nädal meile finantsturgudel pakkus ja mida uuelt nädalalt võiks oodata. Et võib-olla siis algatuseks kiire ülevaade, mis meil siin toimunud on. Põhimõtteliselt USA turud on olnud suuremas languses siin juba mitmendat nädalalt ja eks siin muidugi need Trumpi poliitikad ja kõike muud mõjutavad siin turumeelsust, et teadmatus ei meeldi turgudele ja seda on meil praegu päris palju, igasugused tariifid ja muutused seal valitsussektoris ja mis mõjutab loomulikult ka avalikku sektorit ja ka tööturgu. Nasdaq siin sulges reedel muidugi plusspoolel, siin võib-olla mõned sellised positiivsemad kasumi raportid tulid ka, aga samas oli siin ka negatiivseid üllatajaid ja S&P langes nädalaga, samas kui rahvusvahelised turud, eriti Euroopa ja muud arenevad turud näitasid võib-olla tugevust, et olgugi, et seal on ka hakanud juba nõrkuse märke näha olema, nii et tegelikult on siin enamus turge juba näitamas oma tippu. Nii Saksa turg kui Inglise turg, mida me siin jälgime ka. USA majandus lisas siin veebruaris 151 000 töökohta, mis jäi alla veidi prognoosidele ja töötuse määr seal ametlikult tõusis 4,1%-ni ja suurimad töökohtadel lisajad olid siis tervishoiu ja finantssektor ja samas vähenesid siis föderaalvalitsuse töökohad circa 10 000 võrra ja vaatamata tööturu jätkuvale sellisele tugevusele viitavad siis valitsuse koondamised ja majandusaeglustamine võimalusele, et tööturg võib lähikuudel siis nõrgeneda. Ja mis meil siit veel jääb silma, et Fedi esimees Jay Powell siis rõhutas, et USA majandus on endiselt tugev ja keskpank ei kiirusta intressimäärade langetamisega. No, meil on olnud tulemas järgmine nädal nüüd järgmine Fedi otsus ja ütleme nii, et siin on teatud tegurid, mis võib-olla panevad kahtlema siin Powelli sõnades hetkel, et kui me vaatame sellist indikaatorit nagu Truflation, mis siis on suhteliselt tõene inflatsiooni näitaja, siis siit me näeme, et viimaste kuude jooksul on Truflationi järgi siis inflatsioon osas langenud väga drastiliselt, lausa kivina siin kokku kukkunud, et viimaste andmete järgi siis 1,39%, mis kindlasti ei ole nagu Fedi jaoks sugugi mitte meeldiv, et Fed tahab hoida sellist 2% lähedal olevat inflatsiooni, et siis ühest küljest nii-öelda majandustegusana hoida ja teisest küljest ka siis olemasolevaid võlakohustusi infleerida nii-öelda. Et eks näis ja muidugi siis kasvav töötus ka ei mõjuta mitte hästi ja langevad turud. Et ma ootan väga huviga seda järgmist kolmapäeva, et sealt tuleb siis uus intressiotsus ja hetkel küll jah, ametlike sõnumite järgi siis plaanis ei ole neil intresse langetada, aga on väga suur tõenäosus, et Fed hakkab siin reageerima. Ja mis siin veel, siis kaubanduspoliitika, eks intresside või tariifide sõda siin on siis nüüd käima lükatud, et 25% tariifid Kanadale ja Mehhikole siis on nüüd vist jõustunud või jõustuvad homme, miski selline kuupäev siin oli ja Hiina ka muidugi saab oma tariifid sealt kaela. Veidi leevendati, siis anti väike erand autotootjatele siin, et ühe kuu võrra vist pikendati, kui ma ei eksi, nendele siis neid tariifide jõustumisi. Ja mis veel, Broadcom siin oli väikses tõusus reedel, et see võib-olla siin natuke kiibitootjate sektoril oli hea uudis, samas Marvell kukkus seal circa 20%. Et ei ole see turg sugugi mitte kindlatel jalgadel praegu. Et
ja mis siin veel toimus, Euroopa Keskpank langetas siis intressi põhimäära 25% võrra, mis siis peaks toetama jällegi aeglustuvat majandust siin Euroopa poole peal ka. Ja Saksamaa teatas 500 miljardi euro suurusest fondist infrastruktuuri ja kaitsekulutuste toetamiseks, mis aitas siis Euroopa turgudele kaasa. Nii et võib-olla jah, see pilt ei ole kõige positiivsem, aga vaatame siis, mis siin S&P puhul näiteks silma jäi, et turg on siin leidnud sellise vahepealse toetuspinna ja nüüd täna esmaspäeval me juba oleme näinud, et see toetuspind mitte ei jäänud siin püsima ja hind on siis langenud jällegi. Kuidas meie prognoosidel läks, et pöördepunktidega, võib-olla siin päris langeval turul nüüd väga nendest pöördepunktidest kasu ei ole olnud, et pigem siin väiksed jõnksud on olnud, aga siiski trend on suures plaanis ikkagi siin üsna sirgelt allapoole, et nii ta paraku on. Et aga kuidas läks siis sellise tsükli analüüsiga siin nädala lõikes, et nädal aega tagasi välja käidud prognoos siis selle musta joonega tegelikult kattus üsna ilusti nende võimalike turupööretega. Trend võib-olla ei olnud nii selgesti arusaadav, aga siiski oli ka siin viiteid, et nädal lõpetab pigem langusega kui tõusuga. Ja kulla puhul siin võib-olla see sinine joon nii ehk kõnekas ei olnud, aga see õrnem roheline joon siis oli üsnagi täpne jälle kord, et kattus siis päris hästi selle hinnaliikumisega. Kuidas Bitcoiniga läks? Bitcoin läks jällegi siin pöördvasetusse, et algne prognoos oli siis teistpidi, et võib-olla siin 4. oli pigem siis tippu prognoositud, aga kui teistpidi pöörata, siis oli jällegi väga täpne, et eks ma püüan selle dünaamika siin kuidagi paika saada, et see Bitcoin on praegu siis ikkagi veel testimise järgus aga siiski lootust annab, et siin ikkagi midagi on, mis tegelikult meid tulevikus ka aidata võiks. Kui sa tahad nüüd uue nädala prognoose juba jälgida, siis need on üleval Patreoni turutrendide kanalil ja need prognoosid on siis praegu saadaval turutrendi ja turukuru tasemetele alates neljapäevast siis, aga juba kõigile. Ja kui vaatame seda ühetunnist tehnilist pilti, siis mis meil siit silma jääb, samamoodi üsna negatiivne trend terve nädala jooksul. Ja päevane pilt siis jah, siin on see lahknevus ikkagi sees, momentum lahknevus, et siit siis see suurem langus alguses sai ja ma arvan, et siin veel on põhjust turul veel korrigeeruda, et praegu mingisugust selguse sellist pilti ei ole hakanud tulema, et võib-olla järgmine nädal, kui see Fedi otsus ära on, et seal võib-olla hakkab asi natuke rohkem selginema ja turud võivad saada siis kas rohkem likviidsust või rohkem kindlustunnet, et hakata jällegi ümber pöörama. Ja kui siin vaadata võrdselt kaalutud indeksit, siis see on saanud küll ilusa toetuspinna praegu siin alla vähemasti reedese seisuga, et vaatame siis, kuidas uuel nädalal sellega läheb. Ja nädalane pilt püsib endiselt üsnagi positiivne, et siin ei ole veel trendimuutust näha olnud. 50 päeva keskmine kukkus siin ka nüüd siis sinna 30-ndatesse natuke allapoole isegi, et selline oodatud korrektuur. Ja vaatame siis kauaks ta siia sellesse tsooni jääb, et võib-olla siis mingi hetke pärast hakkab jällegi uuesti üles liikuma. Ja 200 päeva keskmine praegu ei ole väga suurt langust näidanud, et püsib seal kusagil keskmisel positsioonil, jah. Ja VIX on muidugi olnud siin tõusvas foonis, VIX-iga alati tasub meeles pidada, et VIX ei jää kunagi väga pikaks ajaks sinna üles, et ta ikkagi kipub tulema taas üsna kiiresti alla. Et praegu ta siis on ikkagi püsimas seal mitte väga kõrgel, et ütleme selline keskmine hirmutase on praegu turgudel. Sektorite poolest, mis siit silma jäid, kõige
parema tootlikkusega, kui nii võib öelda, oli siis tervishoid ja ülejäänud kõik olid punases nädala jooksul. Ja kõige hullemini siis finantssektor. Aga mis siin kõige võib-olla tugevamad endiselt püsivad, on siis kommunikatsioon ja consumer staples ka, ehk siis need tavalised tarbijakaubad ja finants ka tegelikult on üsnagi tugevatel jalgadel veel, ütleme nii. Siis insiderid ka on hakanud siin aktiivsemalt müüma jällegi, nii et see on tõusvas trendis siin jällegi see müügiaktiivsus, samas on ka veidi ostuhuvi tekkinud, aga mitte ülemäära palju. Ja ikka hoiame silma peal siis sellel sesoonsel prognoosil, et see on nüüd väga kiilusti paika pidanud ja praegu liigume siin siis nii-öelda põhja poole. Ja turuosaliste positsioneerimine ei ole väga palju jällegi muutunud, et nii nagu siin mõni aeg tagasi sai öeldud, et need, kes on siis võtnud lühikese suuna, et nendel on siis praeguses seisus vähemasti õigus olnud, et eks siis näha ole, kuidas siit edasi asjad liiguvad. Kui me sesoonset vaatame S&P puhul, siis ka oleme sellises tavapärases sesoonses languse tsoonis nii-öelda, et see langustsoon saabki siin küll üsna pea läbi. Selle nädala statistilised andmed küll ütlevad seda, et suures plaanis on tegemist olnud siiski kasvuajaga, aga kui on olnud langusaastad, siis need langused on olnud ikkagi tunduvalt teravamad, et siin viimase 5 aasta jooksul circa isegi 40%, sinna sisse jäi muidugi see COVID-i langus ka, aga siiski 2–2,4, siin ekstreemides 4% langust. Aga kui on olnud tõusu aastad, siis üsna tagasihoidlik 1–1,4% tõusu siis selle nädala jooksul. Ja Astro poole pealt, siin siis nädal meile pakkuda võiks, et siin on jällegi konjunktsioon, et võib-olla üks tõsisemaid on siin kolmapäeval siis Päikese-Saturni ühendus ja reedel loomulikult kuu varjutus, ehk siis täiskuu ja kuu varjutus sinna otsa ja laupäeval veel ka Merkuur pöörab retrosse lisaks Veenusele, mis meil praegu juba retros on liikunud ja siin turge üsna kõvasti raputanud, et ühesõnaga siin on tegureid, mis võivad veel turgudele päris palju turbulentsi lisada, nii et oleme siis valvsad selle koha pealt. Mida uuelt nädalalt oodata, et siin siis on meil kolmapäeval tulemas tarbijahinnaindeks ehk CPI andmed välja ja neljapäeval ilmub ka tootjahinnaindeks ehk siis PPI. Ja reedel ka siis Michigani ülikooli tarbijakindluse uuring. Mis siin on olulistest võib-olla kvartali tulemustest tulemas, et Oracle siis juba täna. Adobe tuleb meil kolmapäeval, Adobe on meil siin jälgimisel ka ja siis veel jaemüügist selliseid nagu Dick's Sporting Goods, Ulta Beauty, Dollar General ja nii edasi, et siin on neid päris ohtrasti endiselt veel tulemas, et siin siis ka teised olulised nimed, mida jälgida. Ja vaatame siis graafikutele ka peale, mis siit silma jääb, et kulla koha pealt, nii nagu eelmine nädalgi arvasin, et kuld siis tõusis siia selle vastupanuni välja ja siit edasi nüüd ei ole läbi murdnud ja praegu on hakanud siis taas allapoole liikuma ja selline tees mul ongi, et ta siit sellest vastupanust praegu enam läbi ei liigu, et see tipp, mis siin saabus 24. veebruaril, on praegu üsnagi tugevaks tsükli tipuks. Ja pigem kuld on praegu langustrendis. Ja nafta koha pealt siin oli ka päris tugev selline tsükli põhi 5. märtsil. Täna küll on hind taas korrigeerunud, aga ei ole siit veel madalant põhja teinud, et hoiame silma peal, praegu muidugi trend on siis pigem negatiivne. Bitcoin on siin ikka endiselt sellises üsna tugevas langustrendis, et kui siia tõmmata selline
selline joon, siis siit on näha, et see trend on selgelt negatiivne ja mis mul siin varasemalt oli üks trendijoon juba ammu tegelikult siia peale ju pandud, et kes siin on jälginud, see on võib-olla märganud seda trendijoont, et see sai siin alguse juba augustis 24 ja siit hakkas see trend kujunema ja praegu siis on hind nüüd uuesti katsumas seda joont. See võib saada praegu üsna oluliseks toetuspinnaks, aga ma ei ole veel päris kindel, kas Bitcoin on nüüd oma tsükli põhja selleks languse faasiks leidnud. Aga selge on see, et Bitcoin ühel hetkel siin hakkab ümber pöörama. Kas see juhtub nüüd, just nüüd ja praegu, või see juhtub natuke hiljem selle kuu jooksul, aga suur tõenäosus on, et märtsi jooksul siis Bitcoin hakkab uuesti tugevust näitama. Tallinna turg, jah, on siis jäänud praegu selle tsükli tipu juurde, mis siin saabus 21. veebruaril ja pigem on siis trend pööranud langusele, aga siiski indikaatorid veel seda ei kinnita, nii et praegu veel on lootust. Ja Londoni börs samuti on hakanud siis korrigeeruma, et eelmine nädal juba oli siin esmaspäeval siis tipp ja pärast seda siis pigem languses ja tänagi on siin pigem tugevat langust juba näha. Ja sama lugu Saksa börsiga, Saksa börs siis sai neljapäeval oma tipu ja nüüd siis pööras üsnagi aktiivselt langusele. Et vaatame siis neid suuremaid ka, mida me siin jälgime ja Apple'i puhul, ütleme nii, et praegu on pööranud trend veidi negatiivsemaks, aga siin võiks olla teatav selline lahknevus ka juba mängus ja ta hakkab siin võimalikku toetuspinda ka praegu puutuma. Et jälgime huviga, mis siit siis tulemas on. Amazoni puhul pilt on endiselt väga negatiivne, et siin ta küll võib-olla kompab selliseid võimalikke toetuspindu, aga hetkeseisuga ikka endiselt veel pilt pigem allapoole. Google, mis siis siin toimub, et Google on katsumas siin nüüd ka ühte võimalikku toetuspinda ja väikene lahknevuski siit juba mängu tulnud siis momentumina, et vaatame, kas siit suudab siis hakata juba ümber pöörama, et võib-olla, et oleks varsti aeg. Ja siis Meta puhul ka trend väga teravalt allapoole praegu, et otsib siin ka võib-olla võimalikku põhja, aga hetkeseisuga siis pilt vägagi nutune. Microsoft ka, et mul on siin ikka see lootus, et ta võib-olla hakkab varsti tugevust näitama, aga siiski hetkeseisuga veel sellist tugevat ilmingut ei ole, et turg hakkab pöörama. Et hoiame endiselt pilku peal. Nvidiaga on sama lugu tegelikult, et ei ole siin seda tugevust praegu näha, olgugi et see tsükliline võib-olla langus võiks hakata varsti läbi saama, et ta siin ikkagi hakkab neid toetuspindu varsti leidma ja ehk hakkab ka ümber pöörama. Ja Netflix, üsnagi negatiivne pilt ja ma arvan, et Netflixil on veel ruumi seal minna allapoole isegi. Ja Tesla puhul, siin ma tahaks küll juba tegelikult öelda, et ehk on see turupõhi kätte jõudnud, olgugi et see tänane liikumine on lisanud siin võib-olla täiendavat hirmu, et siin tegemist on sellise kukuva noaga praegu, aga jah, ütleme nii, et kui see lahknevus, mis siin nagu mängus on ja toetuspinnad all, et ühel hetkel ta ilmselt jääb kusagile kandma ja siin tuleb otsida siis aktiivselt neid võimalikke pöördepunkte. Palantir, põhimõtteliselt sama lugu, et korrigeerub üsna aktiivselt ja siin veel väga sellist tõsist toetuspinda ka näha ei ole. Üks, mis võib-olla on nagu hakanud tugevust natukene näitama või võimalikku sellist põhja on siis PayPal, et hoiame jällegi silma peal, et siin on võimalik pööre aset leidmas, et praegu ta väga palju enam korrigeerunud ei ole. Ja SoFi, SoFiga
muidugi pilt natuke hullem kui PayPaliga, et siin ikkagi on seda liikumisruumi allapoole veel päris üksjagu. Et praegu hetkeseisuga siis tundub, et veel ei ole põhja leitud. Lululemon samuti ikka endiselt negatiivne, et siin ka ei ole suuremat muutust toimunud. Ja Adobe, mis on siis ka majandustulemusi avaldamas sellel nädalal, et siin võiks oodata nüüd teatavaid selliseid võib-olla positiivseid ilminguid, et võimalik, et see toetuspind praegu jääb pidama, et jälgime seda ka huviga, et kui ta siit nüüd läbi murrab allapoole, et siis võib-olla mitte, aga kuniks see toetuspind siin püsib ja hind alla 430 ei lange, et siis on tõenäosus päris tugev, et see aktsia hakkab siit ikkagi ülespoole juba pöörama. Nii, aga selline ülevaade siis selleks nädalaks, et kui on küsimusi või ettepanekuid, siis hea meelega nendele ka vastan või võtan arvesse, igal juhul pange nüüd teele siis kas siia video alla või e-posti teel urmas@astroloogiaabi.ee ja mina aga soovin teile edukat nädalat ja taas kohtumiseni, kõike head!